No kahjuks tuleb nentida, et see sisuliselt nii on jah, et Peeter Ossar töötades kaitsepolitseis oli kindlasti väga hea terrorismi ekspert, et selles ei ole mingit kahtlust. Aga jah, et kui nagu vaadata, mis Venemaa on teinud, et ütleme siis nüüd on sisuliselt kõiki meetodeid kasutatud, et ulatusliku keemia, bioloogilise relva kasutamist pole veel olnud, üksikjuhtumid on ju olnud, on ju poloonium ja Skripalide mürgitamine ja pommiplahvatused, praegu on ju süütamistest palju juttu olnud. Ladude plahvatamine Tšehhis ja Bulgaarias on ju ka teada, nii et ega neid midagi tagasi ei hoia küll jah, et Venemaa poliitika on väga küüniline ja ratsionaalne, et kui keegi ütleb, et Putin on hull, siis kindlasti ta seda ei ole. Nii-öelda tema omas keskkonnas käitub väga ratsionaalselt, hirmu külvamine on selline sõja üks element, selline psühholoogiline surve vastase tahte alistamiseks, et see on läbi antiigi ja Hiina nende sõjandusteoreetikud Sun Tzu ja Sun Bin või kes nad seal olid, eks on ju aastatuhandeid tagasi juba kirjutasid, et vastase tahte murdmine on üks olulisemaid komponente või et kuidas võita sõda ilma sõda pidamata, eks on ju. Nii et nad ei hoia jah millestki tagasi ennast ja tuumariigi omava relvana nad ka teavad, et ega keegi ei taha ju Venemaale konventsionaalselt kallale minna, erinevalt sellest, mida nad siin valetavad ja vassivad, et nad võitlevad kogu NATO-ga, et kui vaadata NATO juhtriiki Ameerikat on ju, nad on nii väga ettevaatlikud olnud alates sõja algusest Ukraina nii-öelda relvadega varustamisel, et jah, selle 2 ja varsti poole aasta jooksul on väga palju muutunud, eks on ju. Aga tegelikult lääs ju mitte mingisugust relvastatud konflikti Venemaaga ei soovi, see on ju täiesti ilmne, eks on ju, arvestades juba neid, kui vähe on seda relvastust, mida üle anda, sest seda lihtsalt vist füüsiliselt pole nii palju, eks on ju. Nii et jah, ma ei oska rohkem midagi öelda. Hiljuti tuli uudis, et Venemaa eriteenistused kavatsesid tappa Rheinmetalli tegevjuhi, et kas lisaks ajakirjanikele ja dissidentile peavad oma elu pärast nüüd kartma kõik Euroopa julgeoleku valdkonnaga seotud isikud, et kas Eesti kaitsetööstuse kasvades peavad ka meie ettevõtjad palkama endale ihukaitsjaid? No küllap vist, aga selleks peab ennem palju juhtuma, et see kaitsetööstus peab siis muutuma väga oluliseks ja suureks, et päris sellise niši toote pärast ilmselt kedagi tapma ei hakata, eks on ju, et Rheinmetall on ikkagi väga-väga suur ja mõjukas ettevõte maailma mastaabis, et meil midagi sellist ju praegu pole, eks on ju. Aga jah, seda tuleb kahjuks nentida, et tapmine on muutunud Venemaa eriteenistuste jaoks selliseks rutiinseks tegevuseks.